Oled sa kunagi mõelnud, mismoodi su vanaema võis toime tulla äkiliste elumuutustega? Või kuidas näiteks ise toime tulla kaotuse valuga viisil, mis jälgiks pärimustraditsioone? Ja kas seda üldse on võimalik praegu lihtsalt niisama soovis teha? Tere tulemast kuulama Tüvka pärimusmuusika podcasti. Minu nimi on Saara Silvia Soasepp ja täna ma vestlen teile natukene Setumaa itkudest. Kuulajale, kes ei oska aimatagi, mis itk olla võib, siis itk on naiste traditsiooniline laulev retsitatiivne improvisatsioon, kus lähtutakse teemadest, mille motiivid on paljudel juhtudel arhailised. Itkudest domineerib poeetiline monoloog, mis on osa surnute ja elavate inimeste ja jumalate vahelisest suhtlusest. Lihtsamas keeles itk on nuttu või kaebelaul. Itkemist kui sellist käsitletakse kui ühte kommunikatsiooniliiki, mis on oma olemuselt, ta kuulub külaühiskonda, kuid mis ise ehk siis itk ise on nii-öelda ikkagi suunatud itkejale endale. Kui itkeja laulab, siis ta kirjeldab enda tundeid ja südamevalu ning soovi korral ka näiteks elu kujunemist pärast mõnda keerulist juhtumit. Sest itketi enamasti ikka seetõttu, et üle saada millestki ootamatust. Et pärast seda siis taastuda ja kindlustada nii-öelda elu jätkumine. Külaühiskonnas oli võimalus külaelanikel teatud itkude puhul toetada valukogejat, lauldes temaga koos või itku väljendades läbi enda prisma või siis lihtsalt mõistes keerulises olukorras olevat isikut. Itkud kui sellised saab iseenesest jagada kahte kategooriasse. On olemas tavandiitkud ja on olemas olustikuitkud. Tavandiitkud on seotud inimelu pöördeliste sündmustega, siirdumisega ühest olukorrast teise. Näiteks surnuitkudega saadetakse surnuid kirjeldavasse teispoolsusesse. Mõrsjaitkude ja pulmaitkudega vanemate kodunt neidusid mehe koju. Itketi ka näiteks, kui mehed, pojad, vennad, peiud saadeti sõjateele. Olustikuitkud aga seostuvad erinevate ootamatute õnnetustega peres või siis kogukonnas. Kui seda kõike nüüd lihtsamalt öelda, siis lauldi kaebelaule kõige tavalisemalt matustel ja pulmades. Kuid aeg-ajalt ka siis, kui ühiskonnas või siis pereelus toimus mingisugune õnnetus või kurb sündmus. Kui nüüd keegi jäi seda podcasti kuulama selle eesmärgiga teada saada, kuidas nende pärimustraditsioonide järgi tänapäeval kurbust väljendada, siis ma kahjuks rikun peagi ära kellegi ootuse. Itkukultuur kui selline on tänapäevaks tegelikult kadunud. Itkemised pulmades lõppesid 1950. aastatel ja surnuitkud 70. Miks? Põlvkonnad vahetusid. 1920. mil algas esimene Eesti Vabariik, toimusid kultuurilised sotsiaalsed muutused. 20. sündinute põlvkond
oli siis viimane, kes tundis vana ühiskonna esindajaid, kellelt nemad said oma kultuurilise pärandi. Aga nemad ise elasid juba uues ühiskonnas ja seetõttu said nemad oma lastele pärandada ainult mälestusi vanast ajast. 20. sajandi lõpul ja ka praegu on olemas inimesi, laulikuid, kes suudavad itkeda, kuid kommunikatsiooni kui sellist ei toimu. Linnastuva ühiskonna liikmetena ei osata enam suhelda itkejaga. Seal tekib kultuuriline erisus. Itkeja on nutja ja kõrval olev inimene lihtsalt kuulaja. Nad ei suhtle ega enamasti isegi mõista enam üksteist. Küll aga ma arvan, et igaüks võib otsida ja harjutada itkutüüpi kurbuse väljendamist enda moodi, luua siuke endale sobiv teraapiline väljendusviis. Meie ühiskond on muutunud niivõrd, et seda traditsiooni elus hoida on lihtsalt niivõrd keeruline. Nagu natuke ka mainitud sai, siis kes need muud ikka nutsid kui naisterahvad. Ja nii ka enamasti oli. Itkulaulude kultuur kuulus naistele. See tulenes ühiskonnast. Meestel olid teised ülesanded. Näiteks surmakultuuris on meeste ülesandeks surma kui sündmuse seadmine kindlatesse raamidesse. Siuke lahkumistseremooniate korraldamine ja jumalateenistused, mis näitavad siis olukorra muutumist. Kuid naiste roll on vastupidine. Meeste loodud siis piiride hajutamine, mis teeb võimalikuks suhtlemise üle elu ja surma piiri. Itkude kaudu sõnastatakse oma kogemusi, tundeid, mis tagavad sellise emotsionaalse tasakaalu ja võimaldavad uuesti pärast olukorda kohaneda ja taas luua oma elujõudu. Koheselt kõlab setu naise Anastasia Vantalo matuse itk oma sõbrale. Pärast mida räägime juba Leinast natukene rohkem. Kuidas need kombed teil siis on? Räägi jutustad. Niisugused kombed on veel, et mina tahan oma sõpra viimasel tunnil veel välja saata. Et tema viies nüüd igavesest ära kodust. Mälestus meil jääb temast järgi. Ja nüüd hakkan ma tema lauluga saatma. Sõbrakene, sõbrakene, mu kulja sõbrakene, sõbrakene, eks sõbrakene, mu mare sõbrakene. No eks tulli, eks sõbrakene, ma sinult küsime. No eks tulli, eks sõbrakene, ma sinult nõudma. Milleks hari, eks sõbrakene, sa varra vilkolta. Inni aigu, eks sõbrakene, sa ilmasta minne. Sinul oli, eks sõbrakene, nagu sa ehtme. Viina oli, eks sõbrakene, sul vere vertame. Inneb sulle, eks sõbrakene, mis ajaga sõitnu. Inneb sulle, eks sõbrakene, mi vakaga virni. Surnuitke esitati enamasti seetõttu, et itkemine võimaldab väljendada itkeja leinatunnet ja kergendada tema südamevalu. Samas on see ka selline poeetiline pöördumine lahkuja poole, andes lahkujale rituaalselt abi uues olukorras kohanemiseks, ehk siis teispoolsuses. Ja samal ajal võimaldades mõjutada teispoolseid hingi, et nemad ei häiriks elavaid, et nad ei tuleks sekkuma elavat ellu. Itkejad, nii nagu ka Anastasia rääkis, uskusid, et lahkunu enam ei tule tagasi. Kui ta on läinud, siis ta on läinud. Kuid tal on siiski võimalik veel näha ja kuulda temale öeldavaid sõnu. Itkeja ei pea toimima ainult elavate ja surnute vahendajana, vaid teatud juhtudel võib ta olla ühtlasi ka lahkunu saatja, siirde hinge toetaja. Surnuitkudes kasutati
kasutati nii mineviku, oleviku kui ka tuleviku vormi. Ükski nendest ajavormidest ei domineerinud. Lahkunut kirjeldati ning tema poole pöörduti mineviku vormis. Sellega antakse märku, et mõistetakse seda, et lahkunu enam ei ole endine. Ta on nüüd surnud. Oleviku vormis kirjeldati sageli enda muret ja tuleviku vormi kasutati kirjeldades seda, kuidas elu peale lahkunu surma hakkab olema, mis muutub. Rääkides sõnavarast, siis surnu itke kuulates jäävad kõrva võtmesõnad nagu mina, sina ja kodu, kalm. Nende sõnade ümber ehitub üles itkude sisu, mis on omakorda seotud individuaalse suhte ja elukogemusega. Mõeldes tunnete peale, siis võiks arvata, et surnuitkud on täis omadussõnu, kuna kirjeldamaks tundeid on tänapäeva kirjakeeles ligi kaudu 8000 omadussõna. Kuid üllatus, itku sõnavaras on omadussõnade suurusjärk kusagil 30 kandis, mis on tõeliselt väike. Ja põhjuseid selleks võib olla ka mitmeid. Üks näiteks see, et vanemal ajal ei hoolitud väga oma tunnete kirjeldamisest, sest põhirõhk oli töö tegemisel. Teine näiteks see, et tundeid ja suhtumist ei väljendatud sageli läbi omadussõnade, vaid hoopis poeetiliste sünonüümide kaudu. Näiteks kasutades, näiteks ema itkus võib olla kandja, imetaja, kasvataja, panija ja ka valmistaja. Hästi palju kasutati ka linnunimetusi. Vanemates itkudes ei mainita palju ka kohanimesid, kuna inimesed olid väga paiksed, trajektoor, kus liiguti kindel. Peamiselt märgiti ikka ära, et siin on tare, sein, uks, aken ja muu säärane. Kuid ajaga meil inimeste elustil hakkas muutuma liikuvamaks, muutus ka itkude sõnakasutus. Liikuva eluviisiga sõbrale lauldes oli ju vaja meenutada tema elu ja matmiskohta, paiku, millega tema seotud oli. Hilisemates itkudes kohtab ka avaliku elu ruume ja pidustusi, näiteks sõnu koolitare või laulupidu. Need kõik on märgid sellest, et naiste liikumisfäär laienes mingist perioodist väga märgatavalt. Rääkides nüüd natukene muusikateoreetilisemat juttu, siis itk on regilaulust ilmselt veel arhailisem vorm, kuna värssisilpide arv on suurem. Regilauludes kasutatavate 8 silbi asemel on itkudes sageli 9–11 silpi või mõnilgal juhul ka veel rohkem, mis jaotuvad omakorda 4–5 rõhurühma. Ning regivärsile omased reeglid itkus ei kehti ja itkudele on omane selliste rõhuliste ja rõhuta fraasidega mängimine, hoides kõik fraasid siis sama pikkuselised. Ja järgmisena kuulame Anna Kõivu pulmaitku oma emale. No see maamakene, ma sinult nõudma, milleks naksid sa minnu andma hee. Naksid maamakene, sa minnu andma, kallis naksi, sa lastakalt oma kallis naksi. Maamakene, sa lastakalt oma kaas jääs, no tööde muud ette. Jääs maamakene, no tööde muud ette, kaas jääs, no aselt mu aia. Jääs maamakene, no aselt mu aia, maamakene ja larma kõne. Skulla maamakene, võgoli kuks saama sadanukesest. Saa maamakene, ma sadanukesest, kulla saama latsi kukkunust. Saa maamakene, ma latsi kukkunust, üleüldes seal kuri olevata. Üldes maamakene, seal kuri olevata, kasa üldes seal kale syömega, kasa üldes maamakene, seal kale syömega, akuks nakkas no üle pesmehe.
Pulmas itkemine eeldas traditsioonilist mitmepäevast pulma. Aluseks olid majanduslike, sotsiaalsete ja religioossete tegurite põimumine. Pulma peeti neiu staatuse muutumise väliseks teguriks, millest võtsid osa siis kogu kogukonna liikmed, kes olid korra või nii-öelda olukorra fikseerijad ja tunnistajad, et pärast pulma on asjad nüüd teisiti. Terve kogukonna alla vanemal ajal kuulus terve küla, kõik külaelanikud. Kui pulm oli 2 küla vaheline, siis oli seal 2 külatäit inimesi. Uuemal ajal osalesid pulmades ka inimesed, kellega oldi kontaktis laiemalt, kuna liikumistrajektoor avardus. Mõrsja itkemine andis talle nooruki staatuse. See näitas, et neiu on küps. Näitas tema valmisolekut uueks eluastmeks. Itkude kaudu sõnastas Mõrsja nii oma füüsilist kui ka vaimset üleminekut ja korrastas seda. Aga ega pruut ainuke nukrutse ei olnud. Samasuguseid itke laulsid ka pruudi ema ja sõbrannad ning teised külanaised ja sugulased. Enne pulmi võis üle terve küla kuulda, kuidas naisterahvad erinevatel hetkedel itkesid ja külarahvaga oma siis sellist mõttemaailma jagasid. Mõrsja itk algab pöördumisvärsiga ehk pöördumisega olendi poole, kellele kõneldakse. Seejärel järgneb kummardamine, maale heitmine ning tavapäraste itkusõnade ütlemine. Näiteks oma kodus itku esitades võis Mõrsja esitada küsimuse pereliikmetele, et miks ta ära antakse? Ta on ju olnud töökas, sõnakuulelik. Tema minekuga jääb ema abilisest ilma. Salmi sisse läheb näiteks veel ka arvamus, et isa andis ta mehele, kuna peres on sööjaid liiga palju. Või ta kardab, et neiu jääb kodus vanatüdrukuks. Kaugemale sugulastele suunatud itkus pruut võib küsida andeid ja siis nende eest tänada. Vennale näiteks, kes pruuti sõidutab, võib neiu avaldada lootust, et sõit tuleks turvaline. Oma küla poisile aga, kellest oli lootust saada peiu enne tema äraandmist, teeb pruut selgeks varasemad suhted ja uue olukorra. Vahest võid ikka kahetseda seda, et noormees kossa ei tulnud või lausa sõimata poissi sellest, et mis mõttes, kuhu sa jäid? Nüüd ma pean leppima uue olukorraga, hoopis teise eluga. Sõnaliste kujunditena kasutati näiteks palju ka veega seonduvaid vorme, mis esindasid pisaraid. Uppumine ja põlemine itkus olid metafoorid väljapääsmatust olukorrast. Kõik need väljendid ja vormid taanduvad rahvaluule ürgsele olemusele. Kõik elulood ja itkud on omavahel läbi põimitud. Iga üks isikupärane, kuid samas kuuludes laiemasse tervikusse. Kui mõelda korraks veel üldisemale pildile, siis itkude esitajad olid oma mõtetes maalähedased. Põhiline murekoht oli ikkagi füüsilistel omadustel. Vaimsusele pöörati vähem tähelepanu. Näiteks pruudi murekoht oli see, et ema jääb nüüd üksinda, kuidas ta hakkama saab. Ja surnuitkus näiteks võis kõneleda mõni külanaine, kuidas lapsed, kes on vanematest ilma jäänud, nüüd eluga toime tulevad ja seda jätkavad. Kuid nii nagu pärimuskultuuris ikka, ei ole kunagi olemas ainuõiget lahendust, mõtet. Itkud varieerusid, sisud sõltusid ajastust ja elustiilist, kuidas elati, kombed arenesid ja muutusid. Kahju, et tänapäevaks on setukultuur sedavõrd muutunud, et itkemine oma endisel kujul tervikluses ei ole mõeldav. Samas on see maailm, kus me järjepidevalt elame, arenemas. Seest on itkutraditsioon pakkunud näiteks ammendamatult inspiratsiooni kaasaegsele kontsertmuusikale. Et ta ei ole nagu päris surnud, ta lihtsalt elab
edasi kaasaegses vormis. Ma tänan teid, et veetsite need minutid minuga. Ma unistan, et see podcast tekitas kellegile mõne mõtteseemne või idee. Ja ilu teie hommikusse, lõunasse ja õhtusse. Nägemist. Üles, sa, üles, sa, üles, sa, üles.